Mul on siin üks punkt veel, aga kuna ma näen, et ma täna olin päris kiire, siis ma panin selle siia sulgudesse, juhul kui ma jõuan sellest rääkida, siis ma võib-olla räägin sellest, ehk siis dominantsusest või agressiivsusest. Aga ma võin selle tuua ka siia tänasesse teemasse ja räägin teile lühidalt, mis olukord siis on sellega. Ehk siis kõige lihtsam on öelda nii. Tegelikult see dominantsus ja agressiivsus, mida me nimetame selleks õigemini, see on põhjustatud just nimelt sellest tihti hirmu ja stressi käitumisest. Aga meil inimestena on lihtne öelda, et minu koer on nüüd agressiivne ja dominantne ja sisuliselt me eirame probleemi, mis meil on hoopis kuskil mujal ja paneme selle agressiivsuse või dominantsuse arvele. Nagu ma siin vist üle-eelmises webinaris ütlesin, et seda dominantsus sellisel kujul, nagu inimesed arvavad, ei ole. Koerad domineerivad mille üle? Ei ole tegelikult koerte ühiskonnas ei ole sellist nii-öelda, nagu öeldakse, alfat, vaid võib-olla koerte ühiskonnas on domineerimine sellisel kujul, et näiteks üks koer domineerib söögi üle, ehk siis teda huvitab rohkem söök. Teist koera huvitab rohkem parem magamisase, siis tema on seal dominantne, tema tahab seal olla esimene. Kolmandat huvitab mingisugune muu asi. Põhimõtteliselt inimeste suhtes mänguasi siis näiteks, et tema tahab seal olla esimene ja seda nii-öelda selle üle valitseda. Et see on selline lineaarne, mitte nii, et üks koer on kõigis asjades nii-öelda tahab domineerida. Et sellist olukorda tegelikult ei ole. Et ongi just nimelt see, et üks eelistab ühte, teine eelistab mingit muud asja, mida siis tema tahab, ma ei saa nüüd omada, aga nii-öelda tunda ennast seal siis paremini, et tal on seda rohkem vaja. Aga meie inimestena võime tekitada koerale olukorra, kust me ärgitame koeri kõiki erinevaid olukordi nagu nii-öelda, just nimelt siis nagu domineerima või valitsema, et me ise tekitame inimestena siis korra selle, et tal on vaja valvata oma mänguasju, tal on vaja valvata oma sööki, tal on vaja muretseda, et tal oleks hea pesakoht olemas, et kui me oma koerale kõik need olukorrad tekitame, et ta peab selle pärast muretsema, et tal ei ole seda rahulikku elu, siis see väljendubki selles, et ta hakkabki nii-öelda domineerima või agressiivseks muutuma nii oma söögi, mänguasjade, oma magamiskoha või mingi muu asja pärast. Et päriselt koerad niimoodi ei käitu. Seetõttu me ei saa öelda, et koerad kuidagi on domineerivad ja eriti ei ole sellist suhtlust inimese ja koera vahel. Vähemalt mitte koera poolt. Aga just nimelt see võib tekkida mingisuguse inimese poolse käitumise tulemusena. Ja panin siia 4 asja, mis ma siis enne, kui ma lähen selle tänase teema juurde, tooksin eelmise tunni lõpuga veel siia algusse sisse. Ja 4 väikest punkti, mille üle teil tasub kodus nii-öelda mõelda. Ehk siis dominantsus ei ole agressiivsus. Ja alati tuleb arvestada sellega, et see, mis näib sellise domineerimise või agressiivsusena, tegelikult see võib olla hoopis hirm ja tihtipeale ongi. Ja inimese suhe koeraga ei põhine tegelikult domineerimisel. Ja tegelikult inimene kontrollib niikuinii kõike koera elus, alates söömisest, väljaskäikudest, tema unest, millal ta magada saab, kõik tegelikult on inimese kontrolli all. Ja kui me veel mõtleme, et me peaksime tema üle veel rohkem domineerima, siis kas see on ikkagi see suhe, mis oleks vajalik? Et sellised paar punkti, mis ma tahtsin teile veel siia mõtteaineks tuua. Aga mida ma nägin nüüd
paar tundi enne muidugi Facebook jagas minuga jälle ühte videot, mis on siis seotud tänase tunni teemaga. Ma panen teile tänase tunni teema siia ette korraks. Ehk siis tänase tunni teema ongi stress, hirm ja käitumisprobleemid. Ja ma nägin Facebookis ühte väga huvitavat videot. Ma jagan seda teiega. See ei ole suurem asi kvaliteet, nii-öelda Facebooki kvaliteet, see on hästi udune. Ja heli te ei kuule. Aga te näete, mida koer teeb. Ja see näeb jällegi selle inimese, kes seda filmib, väga naljakas välja. Koer sööb konti ja te näete, kuidas ta reageerib iseenda jala peale. Mismoodi tal tekib selline kontrollimatu jala liikumine ja ta tunneb vajadust seda jalga hammustada. Ja sellel taustal inimene, kes filmib, see teeb talle õudselt nalja ja hästi lõbus ja nagu näete ka pealkirjas siis, et umbes, et kui ta ei saa ise ennast usaldada, et siis on nagu, et see on kuidagi väga naljakas, kui koer hammustab iseenda jalga. Siis kahjuks ma võtsin ka selle heli maha, kui ma seda vaatasin, sest et see oli südant tõsestav vaadata minu jaoks, kuidas siis koer käitus, et koeral on tegelikult suur probleem. Tal on tõeline probleem, millega ta vajab tegelikult abi, aga tõenäoliselt omanikul tegi see palju nalja ja ta ei oskagi hinnata, et reaalselt tuleks seda koer aidata, see probleem, et ta iseenda jalga hammustab, et seda on vaja lahendada. See tundub lihtsalt lõbus. Aga nüüd me oleme siin 3 webinari juba läbi viinud ja ma loodan, et teil on tekkinud ettekujutus, et sellised olukorrad tegelikult ei ole lõbusad, vaid enamasti vajavad koerad, kes sellisel viisil või mingil muul sarnasel viisil käituvad, nad tegelikult vajavad inimese abi. Sellega me oleme jõudnud lõpupoole. Ma annan teile siin nüüd muidu loomulikult selle väikse nii-öelda kodutöö, mida teil tasub teha ja siis ma vastan ka paarile küsimusele, mis tegelikult on päris aktuaalsed ja seda neid küsitakse päris palju, et ma panin siia paar tükki ka lõppu. Aga kodutööks on siis muidugi koera jälgimine, sest see on asi, mida ongi vaja õppida. Et õppida koera jälgima, tema signaali ja kõiki neid mõistma. Ja nüüd saategi jälgida, kas tal on stressitunuseid või hirmutunuseid või mõlemaid. Ja tegelikult, kui on siis vaja alustada ka koerale seda käitumise muutumise õpetamist. Aga mida meie ikkagi soovime? Meie soovime tegelikult kohe seda käitumise muutust. Ehk siis tegelikult me pöörame selle püramiidi pea peale. Me pöörame selle sinna tipu peale. Me tahame kohe, et meie koer käituks hästi, et meil koeral ei oleks seda probleemi või toda probleemi, mingit muud asja, et me lahendame selle nii-öelda kohe ära. Aga kui me paneme selle püramiidi ja tipu peale, siis see kukub ise külili. Me ebaõnnestume, kui me üritame kohe saavutada selle käitumise muutuse.